No jau, jälle uus päev, jälle pritsime ja seekord oleme siis teises farmis üldse, et enda farmis sai kõik tehtud, mis vaja ja kuna siin on mingi teise farmiga käsi peseb kätt teema, siis saadeti mind siia pritsima, et siin kah suht siuke, ütleme nii, et midagi väga vajalik otseselt pole, mida pritsida. Pigem ma teen seda sellepärast siis, et mul oleks lihtsalt tööd. Aga küsimus teile, kes siin võib-olla rohkem telefoniga filminud on, siis mul suureks probleemiks on see, et hästi palju õues filmides tekib seda tuulemüra. Et kas mul on seda võimalik kuidagi vähendada, ma ei kujuta ette mingite seadete abil või kas üldse saab, sest et mul läheb veits aega enne, kui ma saan mingi normaalse kaamera endale osta. Et seni, kui ma pean telefoniga hakkama saama, aga lihtsalt see tuul on suht kõva ja kui väljas midagi filmid ja räägid ka veel, siis hiljem need klipid on ikka suht pahad. Et eelnevates videotes olen ise tähele pannud hästi palju. Ja editis ka väga palju nagu paremaks see saab. Et see mikrofon ja gimbal, mis meil oli, see on tegelikult Martini oma ja kuna Martin on teises farmis, siis ma pean ilma hakkama saama, et siis mul ei ole seda head mikrit ka. Et äkki on mingi parem lahendus sellele asjale. Võite, kas keegi elab ka seal või? Äge koht iseenesest. Jõgi voolab läbi. Mingid palmid seal kasvavad. Siin ma siis pritsin täna. Tänane päev pigem on rohkem nagu siuke seiklus, ütleme nii. Et see farmi ala on ikka meeletult suur. Ja me enne käisime, sõitsime selle ala kõik läbi. Tutvustati mulle, kuhu minna, mida teha. Siis öeldigi, et täna saad rohkem seigelda, ringi sõita. Et siin on siuke, siin on muidugi need päikesepaneelid ja muu siuke stuff. Aga see tee läheb sinna tahapoole edasi, päris pikalt. Ja seal on igast huvitavaid asju, et ma ei saanudki täpselt aru, aga siin vist käivad mingid matkajad vahepeal. Seal on tehtud mingid siuksed puust majakesed, onnid, kus nad siis saavad, ma ei tea, pikniku pidada ja chillida ja niisama olla, et siuke päris äge koht iseenesest. Aga mul on tõesti vaja mingit normaalset putukatõrjevahendit, nii nagu Eestis oranži pudeliga Benz 100 või mis iganes on. Sest et need kärbsed on nagu meeletult ja tegelikult need ajavad mind juba nii kettasse. Lihtsalt istud autost, tahad tööd teha, ei saa. Lendavad kõrva, silma, suhu, igale poole. Vastikud elukad. Tundub, et siin ongi üks nendest mingitest metsaonnidest või ma ei teagi, mille jaoks see põika siin ehitatud on. Aga jah, on see mingi loomade jaoks tehtud ja ei teagi täpselt. Mingi omamoodi kutt. Ühesõnaga jah, pritsime seda umbrohtu siit tee pealt, sest et nii öeldi, et on vaja. Ja vaatame, kuhu see tee lõpuks välja viib. Siin on isegi välikemmerik, ma vaatasin. Kell oli mingi 11:30. Hommikul 2 tundi läks kaduma sellega, et siia teise farmi sõita. Ots käis pihta, kas ta puud. Et siia farmi sõita läks juba aega, pluss hommikul kõik need kemikaalid, asjad peale visata, paak täis lükata. Siis tehti siin mingisugune tuur mulle ka veel, sõitsime mööda seda farmi ringi siin, et ma päris ära ei eksiks. Kuigi ütleme ausalt, et kui ma sinna taha lõppu välja jõuan, siis ega mul pole õrna aimu kuhu sealt edasi minna. Et ta ütles, et sõida lihtsalt mööda farmi ringi, vaata, pritsi sinna, kus sa arvad, et võiks pritsida, et mis oleks nagu vajalik. Nii et eks ma siis teen nii, mingi aeg tuleb lõuna. Siin dressipõusi all on mul paar külma Coca-Colat, natuke võileibu, paar šokolaadi. Et
selge päris ei jää. Aga noh, täna ilmselt lõunat kirja panema ei pea, et ma siin esimese teise käiguga tiksun, siis ma saan samal ajal süüa ka, nii et jääb see pooletunnine lõuna vahele, selle arvelt lihtsalt kirjutan töötund otsa endale. Eile õhtul siis, kui pritsimisega lõpetasin, siis läksin garaaži alla ja rääkisin mehaanikule, et tegelikult mul on väikse probleemid selle pritsiga. Et äkki saad nad korda teha, sest et jah, et ei ole probleemi, et jätta auto siia, et ma vaatan õhtul üle ja hommikuks on asi korras ja saad jälle tööle minna. Tegin siis nii, jätsin pilli sinna, vend nii-öelda remontis on ju. Ja täna siis uued probleemid, või no mitte uued, vanad korduvad ja uusi tuli juurde ka. Et esiteks üks see pritsi pool siis täiesti kinni jälle. Ma siin olen eelnevad päevad neid nosseleid, pritsi otsikuid puhastanud ise, et võtad lahti, võtad täitsa laiali selle tüki, puhud läbi, puhastad mingist mustusest ja sodist ära ja siis paned kokku tagasi ja siis ta jälle toimib mingi aja. Aga ma arvan, et siin on mingi praht või sodi sees ikkagi kuskil, et ta tõmbab seda sinna ette. See on üks asi. Teine asi on see, et see mootor, mis siin taga on, 4-vakline Honda, selle raav on suht vana ja suht sitas seisus. Ja nüüd see raam siis läks katki. Et kuna need farmi teeolud on nagu nad on ja ikkagi raputab. Et ometi, kui ma sõidan siin esimese käiguga, on ju, ei ole mingit kiirust, aga mootor on täiesti lahti, et see raam läks katki. Aga nende nosselitega ma nüüd ei teagi. See mootor kuidagi püsib, ma saan ikkagi päeva ilmselt lõpuni ära teha, sest et manager ütles ka, et ei pole probleemi, et õhtul tuled, siis keevitame kinni. Mõtlesin, no jah, selge sellega. Aga need nosselid ma pean sealt kuskilt ülevalt poolt katsuma lahti kirjalt, äkki neid saab sealt ka puhastada, sest et ma lülitasin süsteemi sisse, ma võtsin selle otsika küljest ära, sest ta tegelikult peaks nagu lahmama sealt, aga sealt ka mitte midagi ei tule. Et üks pool on nagu täitsa kinni, et enam ei ole asi ainult nendes otsikutes, nüüd on kuskil mingi suurem ummistus juba. Läks kõiki siit, see on täitsa lahti siin. Teine pool täpselt samamoodi ja mootor ise ka täitsa lahti. Aga noh, selles suhtes tagant need veepoolikud hoiavad kinni ja siin see raam ees, et ta kuskile otseselt ei lähe. Esimese käiguga sõidan, väga kiiremini siin ei kannatagi. Et noh, sealt poolt ma tulin, kuigi jah, mida mul nagu siin pritsida on, väga mitte on ju. Lähen siit väravast läbi, siis pikalt saan veel sõita. Ja siis lähen täidan uuesti paagi ära, sest paak sai tühjaks. Või noh, tegelikult tundub, et siin nagu on. Aga kuna seda on nii vähe ja noh, teiselt poolt sealt võtab on ju seda otse pumbaga. Siis ta jääb sinna põhja nii-öelda loksuma ja ta ei saa kätte seda. Et siis ma pean ikkagi paagi uuesti täis panema. Ja kuna need kemikaalid ja vesi on niivõrd kaugel, siis kõigepealt sõidan mingi pool tundi sinna. Panen paagi täis, siis tegelikult kell on nagu lõuna juba. Siis tagasi sõites söön mingi paar võileiba ja siis vaatan edasi, kus siin pritsida täna saab. Tööpäev on läbi, pesus on käidud, võitsime jälle selle
Holdeni kasti auto ja lähme käime siis Forranis ära. Siuke 40 kilomeetrit sõita. Et peaks natuke ostma süüviiakapi juurde ja eelmine kord arvasin, et tulen välja omadega, aga ikkagi ei tule, et ostaks midagi, mida saaks lõunaks endale kaasa teha ja siis tuleme koju tagasi, mis seal ikka. Mitu päeva rääkinud neile juba, et katkise tehnikaga ei saa tööd teha. No, täna siis olukord siuke, et tagumine suur prits rivist väljas täiesti. Üks pool ongi nii kinni, et seda enam käima ei saagi. Võtsime kõik filtrid asjad lahti siin. Manager tuli ise süüa. Ei aita see ka, mingid tihendid purukselt ja kõik sitta ja paska täis. Et nüüd ta siis ütles, et jah, et ta saab aru, et see on päris sitt. Et homme remondime ära. Täna on pühapäev tegelikult ja teised ei teegi tööd. Et meil eile oli ka siis vaba päev, laupäev. Sest et reedel peale tööd ma tegin töökaaslasega mõned õlled ja tegime lõket. Aga mõnest õllest läks asi veits kaugemale ja tegelikult laupäeva hommikul oli üsna sitt õlle ka. Aga mina ikkagi ajasin ennast hommikul üles ja olin valmis tööle minema. Panin riidesse ja tegin kohvi ja sõin ja vaatasin, kell oli 8 läbi juba, kirjutasin managerile, et jõud, mis värk on, et nagu kedagi pole, et tahaks tööd teha. Siis ta oli, et sul pea ei valuta või siit alla pole või. Et täna on day off, et puhkepäev. Sest nii räige tuul oli ka tegelikult, et niikuinii ei oleks saanud pritsida. Ja kuna see nüüd on siis katki rivist väljas, siis ainus asi, mis toimib, on see sama vana hea käsipump või käsiprits. Siis leppisime kokku, et okei, et ma päris tühja päeva nagu ei tahaks, kuigi ta ütles, et jah, et you can rest today too. Saad täna ka puhata, aga ma ütlesin, ei, ma pigem teeks midagi, et tahaks ikkagi raha teenida siin. Palka on vaja, tunde on vaja. Ja siis ta ütles, et okei, et ise tead, kui sa tahad teha, siis ta ei keela. Et selle käsipritsiga saab teha. Aga siis ma ei pritsi nagu kõiki seda platsi siin ja kõiki neid teid ja asju. Vaid siis ma teengi, siin on need mingisugused pumbad on ju. Et siis nende ümbrused siin, et need siis puhtad oleks. Aga ma ei tea. Tegelikult kell on alles mingi 11 kella 5 endale tegevust leidma siin. Või ma ei pea, aga tahaks ikkagi tänast tunnist kirja ära saada, et siis vaatan, kus mis teha kannatab. Tööpäev on tegelikult tänaseks läbi saanud, et kell on küll alles mingi 1 läbi natuke päeval. Aga pühapäev, mitte et see siin väga midagi loeks, siin on iga päev tööpäev. Aga lihtsalt, kuna mul on kõik kohad pritsitud ja teiseks prits on katki ka, et siis manager ütles mulle, et see on kõik tänaseks, et ma ei tea, võtta auto, mine linna või ma ei tea, koristama tuba või pesu, et eks ma lähen tagasi meie farmi ja siis ma ilmselt koristan oma tuba ja pesen pesu ja teen võib-olla järgnevateks päevadeks mingit seda meal preppi. Aga praegu me oleme siin kõrval farmis siis, mis tegelikult ikkagi on ka meie farmi osa. Lihtsalt, et see on siis meie farmi teine pool. Kuidagi nii. Siin on üks maja. Hetkel siin küll kedagi ei ela, aga tõenäoliselt hooajal siis kolib keegi siia, et siis ma pritsisingi siin aia ääretera veel autoparklad ja asjad, et kui siin nüüd keegi tuleb, et siis oleks ikkagi viisakas ja puhas. Aga saan natuke näidata seda elamist siin Austraalias. Et pilliga majad olete näinud, seda ma näitasin. Et see oli natuke teistmoodi, siin on jälle omamoodi, et siin on üks tonga ka, 2 inimese oma. Seest üsna viisakas isegi, ütleme nii, et isegi laks siin tegelikult.
ja tegelikult, kui see maja nüüd ilusti seest ära koristada ja siin oleks, ma ei tea, eestlasi näiteks veel peale minu, siis ma oleks hea meelega siin umbes. Sest et hea vaikne võrreldes teise kohaga. Siin ei ole nii palju inimesi kui teises farmis on, kes koha peal kogu aeg elavad. Ja sina ei tea. Veehoidla on kõrvalt, seal öeldi, et saab kala püüda. Paar sammu saad juba kalale minna. Suur shed on kõrval, saad autot remontida siin teha mingeid asju. Et selles suhtes on nagu äge, aga ma näitan sul seda tongat kõigepealt. Ja siis ma näitan maja ka. Et siin on mingi auto katusalune, mingi pisike garaaž nii-öelda. Ja siin on see tonga, 2 inimese oma. Ja siin vedeleb üks vana Land Cruiser ka. Piilusin korra sisse ka, see on siin ikka kaua seisnud. Aga selles suhtes ütleks ausalt, et see pealt näha on isegi korralikum kui see, kus meie praegu ise elame. Et siuke terrass siin, pesumasin siin, kraanikaus, Red Bulli purk on minu oma, selle ma hommikul jätsin siia. Ja seest siis siuke väike televiisor. Ja siin muidugi on siis siuke köök ka ühes. 2 voodit, õhks ühes pump on ja köögiosa, et meil seal enda tongades kööki nagu toas pole, et meil on lihtsalt 1 voodi, külmkapp ja vets ja köök on siis ühiskasutatav. Ja siin on siis siuke vähe kaasaegsem ja viisakam dušinurk kui meie omades. Päris mõnus tegelikult. Mina oleks vabalt siin. Lihtsalt, et üksi ma ei tea, kas ma tahaksin olla. Sest suhtes, et siin nagu ümberringi pole mitte kedagi. Lähimad mingi 20 kilomeetrit. Ainult põllud. Aga samas ongi hea rahulik. Aga, lähme vaatama maja ka. No võt, alustame siis siit. Siin on katusalune auto jaoks. Päris hea. Saatsin nende asju, siin on mingi mõru traktor, see isegi töötab ja toimib. Kuigi tagumised rehvid on puruks, siis manager eile pumpas nüüd täis. Natuke niitis on hoovi peal. Aga kui see ka nüüd korralikult ära niita, siis tegelikult sul on nagu aiaga piiratud suhteliselt normaalne aed. Et ma ei tea, kes iganes, kelle koer on või midagi. Sest et meil on ka ühel kutil koer seal, siis meil on ka aed ümber ja siis ta õhtutele saab enda koera jooksma. Aga see on nagu siuke väga mõnus koht. Oma aed tiksud, teed grilli siin, paneb pesu kuivama, mis iganes. Et lähme piiluma tuppa ka korra. Siin kohe mingi pesuruum. WC ka. Muidugi põnev on see, et kõik tuleb põlevad majas. Ma ei tea küll miks. Aga kõik on põlema jäetud. Esimene magamistuba. Vannituba siin. See tuba oli sodi mustust täis, seal polnud mitte midagi. Ja siin on teine magamistuba. Ja siin on normaalsed kuradi king size beedid ka. Meil siukest luksust küll ei ole. Mõtled, et terve see tuba on sinu oma. Mõnus. Minu tuba on praegu mingi 1/3 sellest ainult. Muidugi jah, see maja on hetkel suht käest ära, et keegi pole siin koristanud ja tundub, et keegi ei ole siin pikalt elanud ka. Köögiosa, isegi kamin on olemas. Siin Austraalia talved on ikkagi päris jäädud. Naljakas on see, et keegi nagu elanud ei ole. Okei, need on tühjad. Ma algul mõtlesin, et keegi on süüa toonud siia, aga samas nagu kedagi pole siin majas. Siin on siis teine uks välja ja see peaks olema elutuba. Pisike telekas ja keegi on laua siis augul joonud. Aga enne kui ma hommikul siia tulin, siis ma normaalselt ehmatasin, sest et ma ei ole siin majas varem käinud. Aastasin uksest sisse, siis kõndisin seal tagapool. Siis kuulsin, keegi räägib majas, mõtlesin, mida kuradit, aga siin on need raadiojaamad. Ja siis keegi rääkis parasjagu raadiojaama ja jah, ühesõnaga ehmatas, sest see ka töötab siin jätkuvalt.
aga ma ei tea jah, miks siin kõik tuleb põlema jäetud on. Vot, see on siis siuke klassikaline Austraalia maja. Nii palju, kui mina nendes farmimajades käinud olen ja neid näinud olen, siis kõik on umbes midagi sellist. Ega see on väga palju ümber midagi pole. E-mahuti ja asjad. Aga mis seal ikka? Kell on siuke, et eks ma lähen tagasi oma farmi, oma elamisse. Vaatan, mis ma selle pühapäevaga pihta siin hakkan, et eilne päev oli vaba, eile ma ei teinud suurt midagi, vaatasin filma ainult, aga täna siis üritaks vähe asjalikum olla, et peseks oma riided ära ja paaks kuivama ja tegeleks siis millegi kasulikuga ja noh, eks õhtul nagu ikka arvuti käima ja jälle mingeid filme ja asju vaatama. Ma ei tea, palju mind kuulda on esiteks ja teiseks, ma rapun siin päris kõvasti, nii et ma ei saa seda kaamerat ilmselt väga ilusti hoida. No ma üritan kuidagi. Ühesõnaga, lõpuks saime siis päris masinatega hakatud ka tööd tegema, et aitab küll sellest spreijeriga meelemisest. Spreijер on katki. Ülemus täna hommikul käis, vaatas ise ka, proovis seda remontida. Nagu Maru sain, seda lõi käega ja ütles, et tead, see on nii ära lõhutud juba, et ta isegi ei viitsinud tegeleda sellega, et parkis ta lihtsalt kuskil ära ja ma ei saa nüüd aru, kas siis mehaanik võtab selle kunagi tulevikus ette või mitte. Meil teda vist hetkel rohkem vaja ei lähe niikuinii, aga lihtsalt, et enne, kui ta sinna shedi alla tagasi läheb, et siis teevad ikkagi korda. Aga mina sõidan hetkel siis teise farmi. Sain siin ühe John Deere 8R370, kui kedagi huvitab ka muudel. Mitte, et see mulle midagi väga palju ütleks, sest et ausalt öeldes ma väga palju traktoritest ise ei tea. Suht värske pill. Siin Bluetooth audiot kõik asjad olemas, konditsioneer on mõnus, helisüsteem üllatavalt hea. Ja loomulikult minu esimene päev sellise traktoriga siis pandi mind kohe mööda maanteed sõitma. Et võtsin cotton spreederi järgi. Järelhaagis ja lähen siis sellega teise farmi, aga autoga ma sõitsin juba teise farmi mingi pool tundi või 100 kilti tunnis. Kujutan ette traktoriga, ma lähen sinna mingi tund aega täna. Hommikust kõigile. Meil siin isegi ei tea enam mitmes päev. Lugemine on vahepeal sassi läinud. Vist on teisipäev, kui ma ei eksi. Eile vist viimati filmisin. Raputud kõvasti jälle. Kogu vähemaks võtma. Aga eile viisin siis ühe John Deere traktori ära teise farmi koos cotton spreederiga ja seda ma vist veel filmisin ja rohkem mul ei olnudki aega filmida, sest siis oli juba nii palju muud tegemist. Aga ühesõnaga käisin veel õhtul John Deere spreijeriga põllu peal. Suures pildis ma teadsin varem ka, kuidas spreierit kasutada, kuidas sellega tööd teha. Aga sellist John Deere polnud varem ise käsitlenud. Et siis õpetati natuke seda ja sain siis õhtul ise tööd teha veel. Täna hommikul siis jälle uued asjad. Et olen jälle selle vana hea iluksi roolis, millel see spreier kastis on. Aga seekord siis selle põhjusega lihtsalt. Meil oli mingit autot vaja millegi käru vedada ja sellel on kärukonks olemas, nii et vahet ei ole kasutatud siis seda autot. Ja traileri peal on siis kemikaalitünnid, veepump, igast voolikud asjad. Et kolin need asjad siis ka teise farmi siia. Et tundub, et spreieritega läheb siin töö tegemiseks, siis on neid traktorid vaja siin täita. Ja siis on need asjad kõik siin olemas. Ja peale seda tõenäoliselt lähen täna dump truckiga sõitma, sest et siin eile jutu käigus tuli välja, et
neil on vaja dump trucki peale mingit meest. Ja siis kohe küsiti, et tahad sõita või? Ütlesin, et jaa, et ega ära ei ütle, et kui võimalus on, siis muidugi teen, et pole mitte kui selle spreieriga siin ringi kärutada. Ma mõtlen just selle väikse iluksiga. Ja jah. Ma arvan, et sõiduaeg pole mind üldse kuulda, aga lõpuks olen dump trucki peale jõudnud. Mõned tunnid olen siin tööd teinud. Ütleme nii, et sellega on isegi lihtsam sõita, kui ma arvasin. Aga maru lärmakas on. Ja pika peale selles saad saab ikkagi igav. Kuigi ta on päris pull aparaat ja ma ei ole mitte kunagi elus enne dump truckiga sõitnud. Mingi kätepilleri oma, mingi väga uus asi ei ole, aga selles suhtes suht põnev, et meil kaevatakse farmis uut seda veekanalit ja siis kopamees tõstab mul mulda peale või seda savi või mis iganes nad siin kaevandavad. Ja minu töö on siis siia dump truckiga hunnikutesse vedada. Ja iga ringiga läheb järjest maa pikemaks, mis tagasi sõita. Algul oli ikka päris tüütu, see oli sinna koha peal ümber pöördud põhimõtteliselt tagasi. Taga on kaamera ka, aga kui ma kasti kallutama panen, siis ma enam ei näe seda. Kast läheb ette sellele. Praegu ei saa sisse zoomida, sest et ma ei saa kahe käega korraga tegeleda siin. Aga ühesõnaga ma jälgin peeglitest, mis siin toimub. Panen edaspidi käiga sisse, siis ma saan natuke edasi liikuda ja samal ajal seda valli siis ilusti kallutada. Ops, veel veits edasi. Ja see käis suht ruttu jah, see kes firma omanik siin on või mis iganes. Boss, ühesõnaga, kes siis meie firmas tuli neid asja tegema. Mina olen neil nii-öelda abitööjõud, sellepärast et neil endal vist pole dump trucker driverit praegu. Küsis, et oled varem sõitnud, sellega et siin ei ole. See ütles, et pole midagi rasket, et tule teeme paar sõitu ja siis saad ka tööd teha ja esimene sõit, põhimõtteliselt me sõitsime ümber nurga, sõitsime tagasi. Pean ütles, et kuule, aga ma arvan, et saad hakkama küll, et ma siis lähen. Võitas oma rekka ja tõmbas tuld, ei tea, kus taga läks. No võt, tööpäev tänaseks läbi. Sai siis mingi, ma ei kujuta ettegi, 5 tundi või 6 tundi või. Dumper trucki peal tööd tehtud. Siuke elukas. Tegelikult päris lihtne on sellega tööd teha. Õpib suht kiirelt teha. Midagi keerulist ei ole, et automaat kasti ja kallutab ja langetab seda kasti ja lihtsalt keskliigendiga, et keerata on huvitav sellega. Aga ma ei teagi, kas sai nagu palju tehtud või vähe tehtud. Igatahes see kopamees, kes siin on, ajas on sellega ka veits juttu. Tundus suhteliselt äge sell. Ka mingi noorem kutt tätoveeringute asjadega. Ronis oma kopast välja, tuli ajas juttu ja ütles, et davai, et läheb hästi ja homme siis hommikul 6.30 alustame jälle. Ja täna tegime kella 5, kell ongi mingi 5 läbi natuke. Et homme äkki teeme 6, ta küsis, mis kellane me teha tahame, et see on vahet ei ole, mina võin pikkast päevi ka teha. Aga tal täna tuli naine siia koos lastega autoga. Ja nüüd nad läksid siis koos minema, et ja noh, mis ma siin üksi teen, kui kopameest pole, siis ma ei saa üksi midagi teha. Et siis on minu tööpäeva tänaseks läbi. Kõige suurem vist ei ole, aga omajagu. Siuke mõnus. Ja need hunnikud on siis need, mis ma siin kokku vedasin päeva jooksul kõik. Teine päev dump trucki peal. Alustasin hommikul 6:30 ja praegu on kell vist 10 juba. Siiamaani nagu päris hästi läinud. Iga tiiruga aina julgemaks, aina paremaks. Siiamaani tundub
hästi. Eks näis, mis see päev toob. Aga täna hommikul oli küll ikka malu külm. Et siuke 5:57 läksin välja, panna auto sooja ja aknad olid jääs. Nii et mul läks mingi 10 mintsi sellega. Lõpuks ma pidin ikkagi neid aknaid kraapima, kuna sellel autol on see sooja nopp katki. Ma ei tea, kes selle suutis ära lõhkuda, aga ühesõnaga ma ei saanud seda sooja peale keerata ja siis ma panin küll akende peale puhuma, aga külm õhk on ju. Ma leidsin mingi vana pangakaardi, kraapasin aknad puhtaks, siis sain äkki sõitma. Siis 6:30 olin siin ja alustasime tööga. Vot, aga mis seal ikka, vaatame mis edasi. Kell on vahepeal saanud 2 läbi, kuigi 2:30 äkki juba või. Teine päev siis siin selle veoki peal. Ma isegi ei tea, mis selle veoki eestikeelne nimetus olla võiks, mingisugune kaevandusveok äkki või. Aga hetkel emotsioon hea, töö on küll pisut ükslõine, aga siiamaani pole nagu ära tüdinenud küll. Et 12 tegime lõuna, ajasin kopamehega juttu, kopamehel käis naine koos lastega siin. Tegemes siis mingisuguse kohaliku kutiga ja elab siis praegu siin samas farmis selles majas, mis ma siin vist selles videos näitasin ka, see suur maja. Et läks siis sinna elama ja ma ei saanud ka ära, kas siis tal pere on ka siin või. Aga jah, ise tunnen küll ennast jumala professionaalina juba, et ennast kiitmast ma ei väsi ja tegelikult ma olen kopamehe käest juba paar korda kiita ka saanud, et see tõstab seda ego ikka päris palju. Aga teeb siin veel päeva lõpuni tööd ja täna on meil kolmapäev, jah, homme läheb video ülesse. Ja siis vaatame, mis järgmises videos veel. Kui pikaks me siia selle veoku peale jään, seda ma veel ei tea. Et võib-olla on siin mingeid töid, mida ma vahepeal veel saan teha, sellepärast et kopamees ütles, et tema iga päev tööd ei tee. Aga meil farmis on tegelikult kõik päevad tööpäevad. Et eks siis näha ole, kas ma puhkan ka mõne päeva või siis teen vahepeal lihtsalt midagi muud. See veekraav tegelikult oleks pidanud olema selleks hetkeks kuiv, aga siin on mingisugune error ja see vesi ei jooksnud ära siit. Ja nüüd kopajuht üritab siin seda olukorda natukenegi leevendada, et kaevab selle trassi nii palju lahti, et see vesi ära vooluks. Aga see kõik on vedel sitt, nagu sõna otseses mõttes. Mis näha on. See on ikka hull. Just siis, mis iganes hunnik mul seal on, kuhu ma seda asja vean, kallutud selle nagu koorma maha, siis see ei ole nagu normaalselt koorem, vaid see lihtsalt valgub laiali. Terve tee on seda täis, kõik kohad on seda täis. Aga no meil ei ole mitte kuskile mujale seda jama viia. Teeks täis, kell on alles mingi 7:40 hommikul. Post pidi 8:30 siia tulema, siis on kuulda, mis saab. Aga see tundub mulle väga lappes hetkel. Praegused kornad on lihtsalt nii vedelad ja plägased, et ei saa neid panna sinna, kuhu ma tahtsin. Vaid nüüd tassin seda jama siia ja no vaadakene. Pealt näha näeb välja nagu mingi, ma ei tea, segu või tsementi või tükke. Aga kõik see kuradi jama on savi ja see on sticky as hell. Igale poole kleepub normaalselt kinni. Enne üritasin siin peegleid asja puhastada. Sain mingi klaasipesu vedeliku moodi asja, aga väga ei aidanud. See on ikka jõhker. Kaamera jälle samamoodi. Ülimust ja ülipasane. Hoiame pidurit ja anname ise jalaga pöördid. Läheb vähe kiiremini. See
märg jama on nii raske ka, et siis ta tõstab seda kasti üles nii aeglaselt, kui ma pöördile ei anna. See kaunis aeg, kus on soe õues ja väga palju on liikvel neid minu lemmikuid madusid. Eile just rääkisin töökaaslasega, et nägin päeva jooksul mingi 3 või 4 erinevat madu. Kõik olid nagu päris suured ja ebameeldivad, sest mulle isiklikult maad absoluutselt ei meeldi. Ja siis ta rääkis mulle, et kui madu näed, siis pigem jookse, et torkida ei tasu. Et noh, tema kui kohalik, et tal on kogemust ja tema tapab neid ja mida iganes. Mõtlesin, jaa, et noh, tõenäoliselt ma rohkem ei näe neid madusid, et mingi üksik juhus, et nii palju neid oli. Ja siis täna lõunapaus hakkas. Ronisin enda veokast välja ja ehitasin kopajuhile ka, et kuule, et ole ettevaatlik, et ma eile nägin nii palju madusid siin. Et ei tasu väga uljalt siin ringi liikuda. Ja järgmine hetk pöörasin ümber. Astusin maale peale. Ja väidetavalt veel mingile kõige mürgisemale, kes siin on mingi pruun suur elukis. Normaalne südamelabandus, ütleme aust. Ma ei mäletagi, millal ma nagu nii kiiresti ennast liigutasin viimati. Ikka jooksuga panin sealt minema. See tuli mul sisisõdades järgi veel. Pea püsti ja päris sikke huvitav kogemus oli. Aga ütleme nii, et peale seda enam väga veokist välja ei kipu. Pissi häda on, siis kas või lasen siit küll ukse ära, aga ei taha välja minna enam. Päris sikke, jah, rõve, ütleme nii. Aga noh, jälle uus kogemus. Nii. Läheme kuradi puhastame selle. Kõigepealt kontrollime, kas madusid ei ole. Fucking hell. Opsti. Kunagi ei tea, pärast nurga taga on. Aga mureks on mul see, et vau. Davai. Näed, mingi paranaiad ei pane. Iga asi ehmatab. Mul on see kuradima tagurduskaamer siin. Ja see on liiga must. Näe midagi. Should be alright. Ma näen midagi nüüd. Tahaks nagu tagurdada täpselt talle sinna koppa ette, et tal kõige mugavam mulle peale tõest oleks, aga ei näe ju midagi. Peeglid on küll suured, aga need on ka maru räpased juba ja üritame tuppa mitte väga palju mustust tuua. Nii. We're good. Rada. Let's go. Need on need videod, mida me muidu ei pane videosse, aga kuna ma töökaaslane nii väga palus, et ma teda kiireks saaksin, siis ma tegin seda. Ja tundub, et ta on väga rahul sellega. Tundub, et Austraalia inimesed on kõik sellised huvitavad. Et noh, jah, kui seda meest ei oleks siin farmis, siis ma kujutan ette, ma oleks päris igav. Aga noh, enamust need õhtut ikkagi lõppavad hommikul päris kõva peavaluga, et valikute küsimus.